Nii, meil on järgmine sessioon algamas. Varusokkidega tasub lavale tulla. Kohe me kuuleme, mis on selle taga. Aga igatahes, nüüd on meil siis selline sessioon, kus me võtame salajased teemad väga avalikuks lahti ja räägime hüljatusest, tõrjutusest ja sellest, et võib-olla sa istud praegu siin ja teemaks on meie inimesed, minu seltskond. Ja sa vaatad ringi ja mõtled, et mida nad räägivad. Ma saan aru küll, hullult tore, kõik mu ümber vaatavad üksteisele otsa, aga mina ei saa ju kellelegi otsa vaadata, ma ei näe siin oma seltskonda. Võib-olla eile, kui meil oli see ülesanne, et vaata ruttu siin ridade vahel ringi ja leia kellegi pilk ja siis sa tunned, et minu seltskond, minu inimesed, võib-olla sa ei leidnud. Ja sellest kõigest me tahame täna rääkida 2 põhjusel. Esiteks, me kõik oleme tundnud hüljatust, tõrjutust ja see on ühtlasi ainukene emotsioon, mis ajus reageerib täpselt samamoodi nagu füüsiline valu. Et kui sa tunned tõrjutust, sa saad samamoodi haiget, nagu füüsiliselt haiget. Ja me usume, et see ei ole asi, mida vaiba alla peita. Meil siin vaipu jätkub, kui teil väga piinlik hakkab, siis võimalusi on. Aga see ei ole asi, mida vaiba alla peita, sest et me usume, et Jumal ei taha öelda, et kuule, lükka probleem nurka haisema ja tegeleme muude asjadega. PP-l on nii tore, ärme üldse mõtle selle peale, mis kohutavad asjad meil kusagil nurgas on, vaid just nendes asjades Jumal tahab tuua võidu. Ja teiseks, me tegeleme sellepärast, et teate ju ütlemist, et Jumal anna meile tarkust leppida sellega, mida me ei saa muuta ja anda koos sinuga enda parim kõigest, mida me saame muuta. Ja see on asi, mida me saame muuta. Ma arvan, et sellepärast me oleme täna siin laval, et me keegi ei kaevaks ennast sügavamale üksildusse ja et me mitte keegi ei teeks teistele niimoodi haiget, et me tõrjuks neid üksildusse. Mina olen Kerli, mina täna juhin seda paneeli ja kui mina ise hakkan liiga palju rääkima, siis näidake mulle julgelt. Ma olen halb paneeli juht, ma arvan, sest ma olen ajaliselt ebadistsiplineeritud ja pika jutuga inimene, aga see on mulle väga hea harjutus. Ja minuga koos on siin täna 5 võrratut inimest. Ma annan neile endale kohe sõna enda tutvustamiseks ja ma küsin igaühelt ka alustuseks küsimuse, et milline on sinu lugu üksilduse või tõrjutusega? Mis sa arvad, miks sa siin täna oled? Võime siit järjest minna selle küsimusega. Mina olen Marleen. Ma olen 3 koguduses olnud aastaid ja minu lugu üksindusega on selline, et ma sain 16-aastaselt päästetud, aga kuidagi enne seda mingil määral ma olin koolikiusamise all, pigem mentaalselt ja minul ei olnud oma seltskonda, mul oli ülivähe sõpru. Ja see oli, kus ma tundsin üksindust, ma hästi palju nutsin, ma mäletan. Kui ma sain kristlaseks, nagu ma arvan, et kuidagi ma olen näinud inimeste eludes ka hästi palju seda, et kui ma sain kristlaseks, siis ma enam, kuidagi mul tekkis oma see seltskond. Ja ma tean, et see kõigil ei teki koguduses ja koguduses inimesed tunnevad endiselt ennast üksinda. Aga kuidagi see lihtsalt nii palju julgustas mind ja avardas ja nagu ma läksin ka kuidagi sain julgemaks ja läksin ise rääkima inimestega. Aga ma ütleks, et see üksindus, ja me lahkame seda teemat täna ka, see on nii palju suurem teema, et sa võid olla keset seltskonda ja sa võid ikka ennast tunda hästi üksinda. Aga minu poolt praegu edasi annaks. Tere, mina olen Nemo, 1 E-ga, nagu alapoeg Nemo. Ja ma olen siis pärit Saaremaalt, kas ma kuulen kellegi saarlaste häält? Õige. Näete, ma ei ole üksi, aga tegelikult nagu minu lugu üksildusega võib-olla on nagu mingil määral lapsepõlvest saadik, et nagu ma ei tea, nagu ilmselgelt me kõik tunneme ennast natukene teistsugusena mingitest inimestest, natukene erinevalt ja me arvame, et me ei kuulu. Samuti oli mul see, kui ma mäletan lasteaias, mul oli väga selge mõte, ma olin Saaremaal Idaniidu lasteaed algkoolis, seisin söökla ja mänguruumi vahel, siis mõtlesin, et keegi ei armasta mind. Aga tegelikult, mul näel veits ära. Tegelikult see on nagu tõsi. Aga nagu see süvenes mingil määral kogu aeg,
kui ma nagu ei avastanud enda kaaskondlaste, kaasealiste seas mingit samu huve või mulle meeldisid, üks mu sõber Markus Mäemets nendib seda kogu aeg, et mulle meeldis vibusi teha kogu aeg ja teistele inimestele meeldis nagu mingit normaalseid inimese asju teha. Ja kas sa lasid ka neid vibudega või kes su sihtmärgiks oli? Sihtmärgid olid õnneks mingid papist asjad. aga mul oli siuksed nagu natuke võib-olla erinevad huvid. Samal ajal mingid inimesed tegelesid juba, olid internet ja arvutid ja värgid ja siis ma nagu ikka meeldis keldris mingi puud saagida. Aga nagu mingil hetkel nagu see siuke nagu kerglane lapse mõte, eks ju, aga mingil hetkel läks see selliseks nagu tõsiseks mõtlemiseks, et kui ma nägin väiksena, et meil perekonnas ei olnud nagu nii palju raha, ma ütlen, et meil olime vaesed, meil lihtsalt ei olnud materiaalset rikkust nii palju, kui ma oleks tollel mingisugusel teismeajal soovinud, siis nägin, et mu sõbrad käivad mingi enda peredega väljas nagu koos, teevad asju ja me oleme lihtsalt kodus. Ja siis see nagu kuidagi rusus mind ja siis ma nägin, et kuidagi siuke teismeline mõte, et keegi mõista mind ja siis veel kõige hullem oli, kui ma 2017-18 aastal hakkasin saama siukseks, kolisin Tartusse, olin iseseisev mingil määral, kuulsin sealt ühte Whoopi ja siis ma avastasin, et ma nagu ei leidnud mingit huve inimestega, ma enda sõpradega ja siis ma ise nagu eraldasin ennast, sest ma arvasin, et need inimesed ei soovi minuga olla, aga juhtub see, kes te võite mulle kindlasti nõustuda, et kui te ise ei avalda initsiatiivi üks hetk, siis keegi lõpuks ei kutsugi teid välja, keegi lõpuks ei teegi mingit pingutust, et teid välja kutsuda. Ja siis ma võtsin seda nii isiklikult, et need ei tahagi muga olla ja olengi nagu nii hüljatud ja see nagu süvenes mingiks, ma arvan, kergeks olti mingiks depressiooniks ja siis ma hakkasin nagu otsima igast märke, et läksin mingi kuskile lauda üksi istuma, vaatasin, kes mu nii-öelda mingi kõrvale tulevad. See kõlab mingi nii nagu tobedalt või totralt, aga siuke nagu nii ebatervislik mõttemaailm oli tol hetkel, et ma nagu alati sain haiget, kui neid inimesi, kes ma arvasin mu sõbrad nagu, ei tundnud mu kõrvale ja siis nagu see süvenes ja selline ennast toitev selline ahel, mis nagu kogu aeg läks sügavamaks ja siis see oli nagu minu siis lugu üksildusest, aga ma usun, et me veel sellest väljatulekust räägime, nii et ma annan mikri edasi. Aitäh, Neemo. Tere, mina olen Sander, ma olen 24 pärit viimased 5 aastal on Tallinnas, enne seda Raplas ja minu lugu tegelikult, mina muutusin üksildaselt siis, kui ma sain kristlaseks, mitte vastupidi nagu enamikel. Mul oli niimoodi, et kuna ma olen pigem siuke energiline olnud väiksena olin vähemalt ja meeldis igasugu möllu teha ja hakkasin skatepargis elama ja asju tegema, siis kogu see skatepargi elu ja kõik need kombed ja kõik halvad asjad. Kuni üks hetk tundsin, et Jumal küsib nagu, et Sander, sa pead nüüd ära otsustama, kas sa elad mulle või sa elad maailmale, kas sa elad mulle või sa elad oma sõprade järgi nagu. Ja kuna ma olin mingi, ma ei tea, 12-13 ja ilmselgelt ma tahtsin oma sõprade moodi olla, ma tahtsin cool olla. Aga nagu Jumal nagu nii nagu tugevalt hakkas iga õhtu, kui ma olin voodis, Jumal kõnetas Sander nagu, sa pead otsustama, kas mina või maailm. Ja see oli pikk protsess ja kestis nagu aastaid, kui ma nagu lõpuks, ma mäletan, see vist oli äkki siuke etendus nagu Taevaväravad ja põrguleegid, kui keegi teab, siis ta on vana inimene. Oh yeah. Ossu poiss. See käis meil Raplas ja siis ma läksin igal õhtul, läksin sinna eespalvele, siis ma arvasin, et äkki eelmine õhtu ma päris päästada ei saanud. Ja sealt ei hakanud kohe muutus peale, aga sealt sai see ametlik samm. Ja siis lõpuks ma jõudsin sinna, ma olen, et davai, Jumal nagu, ma olen nõus andma kõik sulle. Ja kui ma andsin Saarvoot ennast Jumalale ja mida ma sellele pean silmas, ei ole mitte see, et ma käisin eespalvel, vaid ma hakkasin skatepargis ütlema alkoholile ei. Ma ütlesin suitsule ei. Ma ütlesin ei, ma ei noori seda poissi enam. Ma ütlesin üks teine poiss, kellega ma kiusasime kõiki, ma ütlesin ei, nagu lõpeta, ärme tee nii. Sellest hetkest alates hakkasime muutuma nii üksikumaks. Kõik mu sõbrad hakkasid vaikselt mind välja jätma seltskondadest.
ma olen see mingi imelik, mingi usklik, aga see on mõttetu vend, ta isegi ei joo nagu, miks me kutsume ta sinna peole. Ja nagu see läks niimoodi aastaid, ma hakkasin rohkem nagu laskma Jumal ennast muuta, Jumal muutis mind niimoodi, et ma ei elanudki enam nende maailma viiside järgi. Ja siis muutusin mina nagu outsideriks neile. Aga nagu see oli üliraske ja ülivalus ja no jõhkrad teeb haiget, kui su mingi lapsepõlve parim sõber lihtsalt pöörab sulle selja. Aga ma sain Jumalalt nii palju rohkem seda, mida ma tegelikult nagu vajasin ja igatsesin. Nagu see, mis tegelikult puudu oli. Ja natuke oli nagu veidi nagu Iobi lugu. Mul ei olnud mitte midagi sihukest nagu Iobile, aga kui ma olin nagu, Jumal oli nagu testinud mind ja ma olin talle kindlaks jäänud, siis Jumal andis mulle pärast mitmekordselt tagasi kõik õnnissi. Sõpru, asju, värke nagu. Et korraks, kui ma pöörasin maailmale selja, siis ma olin üksikuks, aga esiteks see üksikus oli seda väärt, sest et Jumalaga nagu on ainuke koht, kus ma tegelikult pole kunagi tundnud ennast üksikuna. Sest nii tihti oled inimeste seas ja no isegi ei pea olema, et keegi hooli sinust, aga lihtsalt võib-olla keegi ei mõista sind, sa mõtled teistmoodi ja sa tunned ennast üksikuna. Aga siis, kui ma olin päriselt üksik, siis tegelikult ma ei olnud üksik, sest et nagu mu isa oli minuga, mu parim sõber ja see oli minuga. Et ma ei ole üksik enam, mamma. Tere, mina olen Kristjana ja minu lugu tegelikult süvenes ka siis, kui ma kristlaseks sain. Sellepärast, et tegelikult nagu see ongi maailmas nagu väga süke tegelikult ka süvenev probleem, aga inimesed ei tee sellest välja, aga Jumal teeb. Ja kui ma sain kristlaseks, siis Jumalale meeldib neid valusaid asju nagu välja kiskuda, et me päriselt hakkaks nende kallal töötama. Ja kui ma sain kristlaseks, siis ma mäletan, kui tugevalt see tunne süvenes, sellepärast, et tegelikult kristlikus keskkonnas või üldse oma koguduses sa päriselt lõpuks näed neid armastavaid sõprusi ja sa näed päriselt, et selline siiras sõpruskond, kus kõik üksteisest hoolivad, on päriselt võimalik. Ja kui sa ei ole seda varem kogenud, siis tekib nii suuri igatsus ja tegelikult ma ei osanud ka tunda inimestest üldse rõõmu ja ma sotsiaalmeedia tegelikult hullult nagu süvendas seda, eriti Instagram ja ma vaatasin neid videosid ja mul oli nagu nii süke nagu või kade tunne nagu teiste üle, et miks nemad saavad ja mina mitte. Ja ma mäletan, et ma proovisin nagu ise hakata mingeid ajutisi probleemi nagu lahendusi leidma. Näiteks ma kustutasin oma Instagrami ära vist mingi kuuks ajaks ja tegelikult see toimis nagu see kuu aega. Aga tegelikult kõik probleemid, mis me nagu proovime lahendada ilma Jumalata, need lahendused on ajutised ja samamoodi oli ka see Instagrami ära kustutamine, sest kohe, kui ma tagasi tulin sinna, siis see nagu tunne tekkis uuesti. Ja tegelikult, kuidas see kõik lõppes, see lõppes eelmine suvi, kui ma sõitsin paari oma sõbraga autos meie koguduse väljasõidult tagasi. Ja siis ma jälle nagu halasin ja ma nutsin ja ma olin lihtsalt mingi, et ma ei jaksa enam või nagu, et ma ei taha olla sinna sees enam, et mul ei ole ühtegi inimest kõrval ja mu kõrval hakkas üks mu sõbranna nagu nutma ja siis tol hetkel nagu Jumal nagu kõnetas mind, et aga sa ju praegu jagad oma probleemist kellelegi. Praegu keegi istub su kõrval ja kuulab sind, ehk ta on sinu jaoks olemas, ehk ta on sinu sõber. Ja siis sellel hetkel ma sain tegelikult aru, et ma ei ole nagu üksi. Ja selle aasta alguses tegelikult Jumal hästi tugevalt nagu kõnetas ka, et mina olen su parim sõber. Et kui nii kaua, kuni me proovime seda parima sõbra osa südames täita inimesega, kes on siit maailmast või isikuga, kes on siit maailmast, siis me ei saa seda täidetud tunnet, aga kui Jumal on meie parim sõber, siis me saame. Tere, mina olen Valtrik, ma olen oma armsa abikaasaga, kes on siin Roosas Bluesis, juhime ühte väga armsat kogukonda 3D koguduses ja üks huvitav fakt minu kohta on see, et ma sain täna teada, et ma olen isa.
aga tegelikult ma tahan ühe asja ära lahendada, et mul oli ülisuur rõõm olla Karliga ja Jaaniga siin lava peal värskete isadega, aga tegelikult oli see nali, et mina isa olen, mis on suur pöial päevajuhi naljale. Ma arvan, et MC Kuldar tegi väga hea nalja ja ma olen lihtsalt väga tänulik, aga siis ma mõtlesin siin laval, et aga võib-olla see oli profeteering. Ja siis ma mõtlesin, et Kuldar, et kui sulle profeteerimise andi on, siis ma viskan sulle 2 sokki, üks on roosa, üks on sinine. Ja sa viskad ühe meile tagasi ja siis vaatame edasi. Tuli roosa, et siis vaatame. Aga aitäh sulle selle nalja eest, see oli hea. Tahtsin ära hoida seda, sest ma juba tundsin, et kõik inimesed tulid vastu ja küsisid, kas see on teade, kas see on announcement, kas te olete rasedad, et ei peaks nagu ülejäänud päeva selle pärast muretsema, kes muretseb. Aga kui teema juurde minna, siis üksildus on minu elus mänginud väga suurt rolli paraku ja ma olen sellise taustaga, et teismelisest saati ma pidutsesin 20-ndates samamoodi 20-ndate alguses väga palju ja ma olin kogu aeg inimestega ümbritsetud ja kui reede õhtul ma tahtsin isegi kodus olla, ma olin väsinud, siis ma ikka läksin, sest ma mõtlesin, et no ma ei saa olla üksinda. Ja see lugu on pikem, aga ma sain kristlaseks ja veider oli see, et siis esimesed aastad kristlasena ma tundsin ennast veel üksildasema, kui ma üldse kunagi olin tundnud. Sellepärast, et ma otsustasin ka, et suur osa, mis mu elus oli, ma jätan selja taha, mis olidki pidutsemised kogu aeg, väljas joomised ja nii edasi. Et selle osa ma jätsin selja taha ja kui seda enam ei olnud, siis ei olnud ka päris palju inimesi mu ümber enam. Ja kui ma läksin koguduses ka leidsin oma inimesed, siis ma tundsin ikka ennast üksildasena. Ja ma olin nagu veider, et jumal, et inimesed on mu ümber, aga ma tunnen ikka, et ma olen üksinda. Ja jumal tahtis mulle öelda ja ta lõpuks ütleski väga selgelt, et inimesed ei täida sind. Inimesed on selles mõttes nagu soolane vesi, et ükskõik kui palju sa jood, nad ei täida sind. Aga mina olen vesi, millest ei janune mitte kunagi, ütleb Jumal. Ja seda ma kogesin esimese paari aastaga ja see oli nii rahu tekitav, et üksinda olles mind ei saa kunagi üksinda jätta. Ja selle tundega ma esimesed 2 aastat elasin, et ja lõpuks, kui ma olin mõned aastad kristlane olnud, siis ma sain aru, et üksindus on hea asi ja see pole üldse mitte nagu üksinda olemine, ei ole üldse nagu nii halb asi, kui ma olin seni arvanud ja nüüd isegi ma vahel väga tahan olla üksinda, kui varem oli see nagu asi, mis on nagu ühiskonnas tabu. Ja, aitäh! Nii, Marleenile ja Valtrikule lohutuseks, et kui Peep Peeks ei jõudnud oma announcement'i teha, siis Keelessiks äkki jõuab. Nii et ootame edasi. Aga miks mina siin paneeli juhin? Ma ei teagi täpselt, aga ma tean seda, et kui ma olen noorteteed teinud Olevistes pikalt, siis ma arvan, üheks mu südame asjaks on tõusnud üksilduse ja tõrjutuse teema just sellepärast, et see on asi, kus saab nii palju ära teha. Näiteks meil on võimas PP, meil on hea produktsioon, meil on 3 suurt LED-ekraani, meil on kõik, aga võib-olla sinu jaoks muutub PP just sellepärast, et näiteks, ma ei tea, Neema tuleb, räägib suga pärast, et keegi räägib suga pärast. Ja ma just nägin, et ükskõik kui ägeda asja me võime ehitada, sest see on nii lihtne minna kellegi juurde, keda sa võib-olla ei tea ja lihtsalt näidata, et sa hoolid ja armastad ja sa juba teed ta päeva ja võib-olla teed kuu ja võib-olla see muudab ta elu. Et sellepärast see on nii kihvt asi, millega tegeleda ja nii oluline asi, millest rääkida. Ja ma küsin teilt edasi võib-olla, et kuidas teile tundub, mis meie ühiskonnas on siis nii valesti? Miks seda üksildust ja ka noorte depressiooni on nii palju? Ükskõik, kas me oleme üksi või me oleme rahva sees, miks me tunneme ennast nii üksildasena? Ma võin siis vastata. Kui nagu ma siin mingi, ma ei tea, nädal aega tagasi natuke uurisin, siis puhtalt nagu teaduslikult ma uurisin BBC ühte sellist uurimustööd ja see on huvitav, et
et teaduslikult nagu ei ole sellist kindlat nagu põhjust, miks meil siis see üksilduse nagu probleem on nii suur või nii tugev. Sest me elame ajas, kus me ei ole inimkonnana mitte kunagi varem olnud. Meil on inimesed, kes saavad üksteisega nii-öelda ühenduda üle mingi selle suure lombi sekunditega. Me saame, ma ei tea, mingisuguseid pilte kuskilt kosmosest, mingist tähtedest, mingi Hubble teleskoobilt või Hubble, mis see nimi oli. Aga samas nagu võib-olla isiklikus elus ma näen, et üksildus on suuresti tulnud sellest iseseisvusest, mis me kõik taotleme. Me kõik tahame olla omaenda kuningas, omaenda jumal, omaenda valitseja ja kellelegi nagu teisele jagada enda probleemidest on tihti valus, on suuresti väga-väga häbiväärne või nagu mitte võib-olla nende arust isegi, aga sinu enda arust, kui sa tunned, et sa oled nagu eksinud või mina olen eksinud ja nüüd ma pean need eksimus üles tunnistama, see tekitab nii suurt häbi ja eriti, kui see ei ole mingi väike asi, kui see on mingi suur asi ja see rõhub sinu peal nii tugevasti. Ja see tekitab sellist nagu, ütle nüüd eesti keeles, mitte usaldust või sellist usaldamatust. Ja üks nii-öelda näitaja selles BBC oli ka see, et inimesed, kes on üksildased, neil on palju raskem usaldada teisi inimesi. Nii et võib-olla üks nagu esimese samme oleks üritada usaldada. Ja ongi, et ma tunnen, et Eesti ühiskonnas, ma ei tea, mitmed teil on siit nagu mõte olnud hakata mingi enda äri tegema, umbes kätega näeme umbes mingi, no tuleb on ja Eesti värk ja meil on selline hästi iseseisv ühiskond ja kuidagi minna, kas või eestlane minna toiduabisse või otsida abi või leida sealt või siit mingisugust seltskonda selleks, et meil on endal probleem, see on nagu kuidagi nii, ma ei tea, nagu tõmbab meie mingi mainet või midagi alla ja ma arvan, et see võib isiklikus kogemuses kasvatada sellist nagu üksildust, et me tahame ise teha. Et võib-olla selline. Jätkaks sinule jutule, et ma näen, et üks inimene on ka mina selline, aga ma näen, et väga palju inimesi on veel sellised, kes ütlevad, et mu mure ei ole nii suur, ma ei hakka seda jagama või mu palve, mul on nii väike asi, ma ei hakka sinna eestpalvesse minema või kuidagi nagu tekib see, et teistel on palju suuremad mured. Tegelikult ei ole või tegelikult see asi on see, mis vaevab sinu südant ja kuidagi vahel nagu ma näen, et see võtab meie fookus nii palju ära, et Jumal ei saa ka nagu anda meile nagu oma sõna või oma mingeid kasutada meid kellegi teise jaoks, kui me kanname kuidagi seda muret ja arvame, et see on veel väike ka. Ja ma olen täiega nõus sellega, et me tihtipeale nagu, kus ma mainisin ka ennem, et ma olen olnud ka seltskonnas ja ma olen olnud nagu ülilahedate sõpradega ja mitte keegi ei ole kuidagi jätnud mind, et jätame ta kõrvale koguduses olles, aga ma olen ikkagi tundnud ennast üksikuna ja ma just näen seda, et vahel on ka see, et me lihtsalt ise ei lähe jagama oma asjadest ka, et see kuidagi nagu ja vahel on ka see teine pool jätab tegemata, et miks me nagu saame kokku, me chillime, aga me ei küsi kuidagi neid päris küsimusi. Ja nagu kas või pühapäeval, meil on kogukonnad, paljud on teenistused, aga kuidagi, et minna inimeste juurde küsida, et kuidas sul nagu läheb ja sellest edasi, mitte see, et kuidas sul läheb, mul läheb hästi. Või nagu sellest edasi, et aga mis sellega, mis su raskused on, millega sa võitled, mis on su väljakutsed. Et see on iga üks, mida me saame ise veel teha, et neid inimesi kuidagi avada ja nemad tunneksid ennast nagu, saavad mingist koormast vabaks. Aitäh. Ma korraks segan siin vahele nüüd kuni selle sessiooni lõpuni. Teil on ka võimalik küsida päris küsimusi. Kui te lähete lehele oma nutitelefoniga slido.com, siis seal on võimalus panna number, mis on 2783 ja sa saad küsida ükskõik, kas sa küsid nimeliselt kelleltki või sa küsid lihtsalt ausaid küsimusi, siis sa saad seda teha. Ja me siin sessiooni lõpus umbes 10 minutit vastame ka teie küsimustele. Vaatan, kui tuleb rohkem, siis võib-olla vastame rohkem. Küsige julgelt slido.com
ja see kood on siis siin olemas ka ekraanil. Nii, aga ma küsiks võib-olla edasi, Valtrik, sa tahtsid veel täiendada ka seda ühiskonna valupunkti teemat? Ja ma üritan seda hästi lühidalt teha, et me elamegi sellises ühiskonnas juba, kui mina olen, ma julgen öelda suuremas osas siit saalist vanem enamikest, siis juba minu ajal oli see, et ma olin kodus, kus mul oli väga palju inimesi, koolis oli väga palju inimesi, läksin jalkatrenni, seal oli väga palju inimesi, õhtul sõpradega väga palju inimesi ja kui tänane ühiskond veel tuua see sotsiaalmeedia sisse, siis igal pool, kus sa oled, on igal pool inimesi, siis tegelikult isegi kui sotsiaalmeedia teed lahti, siis sa oled tegelikult justkui inimestega virtuaalselt ja sa kogu aeg oled niimoodi ja mõnikord mõtled, et oota, millal ma viimati päriselt üksinda olin ja kui mõnikord elu või millegi tõttu sa oled paratamatult üksinda, siis see ongi nagu ebanormaalne tundub, aga tegelikult see ei ole nagu. Ma küsin korra siia vahele teiste käest ka, et kuidas te olete õppinud üksinda olema? Kas see on olnud kerge või raske? Mulle isiklikult väga meeldib üksinda olla. Nagu see on ka tegelikult üks põhjuseid natuke seotud, ma jätsin telefoni taha ruumi, et ma nagu üks hetk ma sain aru, et mulle meeldivad iPhone'id, andke andeks Android inimesed ja eriti uued iPhone'id ja üldse Apple'i tooted. Ja kõik viimased aastad on kõige uuemad ja ägedamad olnud ja üks hetk ma tundsin, et see on nii ebakvaliteetne. Ma olen vetsu, telefon välja, ma olen punastule taga, äkki keegi on kirjutanud, ma olen seal, ma olen söögilaua taga, äkki keegi on pannud uue pildi, aga aga kui ma ei saa teada, mis ta pani, äkki see oli mingi hea pilt, äkki keegi sai päästetud. Ja üks ma tundsin, nagu see on nii ebakvaliteetne. Siis ma müüsin oma iPhone'i maha ja ostsin Nokia omal terveks suveks. Mis on nagu seotud natuke sellega, et kui ma saan korraks üksinda istuda ja vaadata lakke, siis hakkab mu mõte rändama. Ja siis ma saan hakata mõtlema erinevate elu aspektide peale, Jumala peale, siis sünnivad ideed ja asjad. Et mulle nagu tihti veel meeldibki üksinda olla, sest siis ma saan nagu vabalt saab mu mõte lennata ja keegi nagu ei suuna seda mõtet. Ja siis tihti peale saab kas asju selgemaks mõelda või uusi ideid või saab Jumal kõnetada. Kas kellelgi on raske olnud üksinda olemist õppida? Jah. Minul ka. Aga kuidas te olete seda teinud? Ok, ma ütlesin, et kas küsimus. Koolis teame kõik, et kas küsimus ei tohi esitada. Ja nagu üks asi oli kindlasti oligi see, et lihtsalt tunda nagu rõõmu oma enda seltskonnast või tegelikult veel paremini tunda rõõmu Jumala seltskonnast. Ma mäletan, see oli äkki mingi 3-4 aastat tagasi. Ma nii vana aga ei ole, ma olen 24, selles suhtes ärge muretsege. 3-4 aastat tagasi ja mõtlesin, et pekki, et nagu kui me paneme nagu kõik enda asjad nagu kõrvale, et nagu kogu aeg midagi peab peas käima, kas on muusika, kas see on telefon, kas see on teleks käib, raadio käib, midagi värid-särid, siis ei oska nagu eriti kui sees on tühj või nagu selline üksildus, siis see on kõige hirmsam asi need kinni panna ja üksi olla. Sest et sa pead järsku enda mõtetega olema kahekesi. See on nagu, oi pekki, sinna küll nagu seda Pandora kasti küll avada ei taha, et see on nagu natuke liiga hull. Ja et see on nagu, võib-olla see oli nagu raske aeg minu jaoks ja alati see oli eestlastele, meil on saun südames ja minul ka siis vahel ei olnud nagu, Kargänd teab, saun on südames ja vahel pidin üksi sauna minema ja lihtsalt see ongi see, et nagu Leili telefoni kaasa ei võta ju. Või kes võtab, kees püsti keegi mingi. Ja lihtsalt oligi, sealt tuli hetkes nagu, okei, mis ma teen siin saunas nagu. Viskad Leili, mõtled nagu värki-särki ja siis vaikselt nagu õppisidki lihtsalt, et okei, et neid mõtteid tuleb mõelda, mis nagu tuleb, need halvad mõtted, mis kriip nagu, kes on, ma ei tea, ma olen Tisleriks õppinud, kes teab 60 liivapaber, sellega nagu sa ei poleeri, sellega sa nagu teed tahket nagu serva teed sellega, ja nagu, et see on siuke mõte, nagu kriibib nagu 60 liivapaber lihtsalt nagu, ja neid mõtteid ei taha mõelda, aga neid tuleb mõelda. Nendest tuleb läbi nagu nämmutada ja eluaeg inimesed on teinud seda, aga nüüd meil on lihtsalt
kogu aeg mingi feed on sees, nagu me kogu aeg mõtleme midagi, et see oli minu jaoks oli raske. Minu jaoks on samamoodi olnud väga raske õppida üksi olema, aga samas lõpuks saad aru, et kui ma seda ei oska, siis ma olen väga haavatav, sest et ei saa garanteerida, et mul on kogu aeg inimesed ümber. Ja ma küsingi siit võib-olla, et kas te olete õppinud tuvastama, saate neile mõne valemi anda, tuvastama mingisugust saatana valet või mingisugust mõttemustrit, mis kaevab sind üksildusse ja mille vastu tuleks kohe astuda, kui sa selle ära tuvastad. Et võib-olla mingisugune selline, nagu Piibel ütleb ka, et saatana plaan ja saatana valed ei ole meile teadmata, siis meil tasub neid jagada, et kuidas kohe saada sabast kinni, kui mingisugune korduv mõttemuster tuleb, mis ainult surub sind sügavamale. Ma arvan, et mina läbi Instagrami nagu kuidagi mõistsin seda, et Jumal võib anda hästi selgelt ka nagu füüsiliselt märke, aga see on pigem nagu sihuke haruldane, aga saatan oskab seda väga hästi. Sellepärast, et tal on see oskus nagu meid füüsiliselt mõjutada ja tegelikult, kui me nagu mõtleme sellele, siis nii palju lihtsam on ju uskuda seda, mis on silmes, kui seda, mis on mõtetes. Sest Jumal nagu tahab ka tegelikult seda üksi aega, ta ootab, et me tuleks nagu üksi, oleks tema juures, sest et ta võib väga vaikselt kõneleda meiega. Ja tema häält ei ole lihtne kuulda, nii et me peame minema nagu ebamugavasse olukorda, aga lihtsalt ma kuidagi nagu mõistsingi seda, et see viis, kuidas saata minu sisse nagu valesid pani, oligi see, et kui ma nägin neid pilte ja videosid, siis minust tekkis see ahnus ja kadedus ja see, et ma nagu sellest aru sain, näitas mul nii palju rohkem nagu edaspidi mõista, et okei, jälle keegi üritab mind rünnata ja ma teadsin nagu, kuidas sellele vastu minna. Ma lisaks võib-olla selle, et vastavalt siis sinu nii-öelda isikule, kas sa oled introvert, ekstravert, et sa pead vastavalt sellele alati nagu tegutsema, et kui mina olen ekstravert inimene, vähemalt suure osa oma elust olnud, siis ma nädalavahetusel olengi inimeste keskel, olen energiline pigem ja selline väga aktiivne. Ja siis, kui esmaspäev tuleb ja Jumal koputab südamele, et ma tegelikult tahaks, et sa teisipäeval võtaksid sellise korraliku päeva, kus sa lülitad interneti välja, lähed loodusesse, sa oled minuga. Ja siis, aga isa, et ma olen nagu ju selline, et läheks inimeste keskele pigem, ja siis ma võtan selle otsuse, Jumalaga lähen ja muidugi on keeruline seal olla ja võib-olla võtan raamatu kätte, loen seal loodusraamatut, no ei ole üldse täna lugemissisu. Ja siis ma hakkan palvetama ja siis kuidagi üldse ei ole üldse suuda sügavaks minna ja mõtted on nii laiali ja siis võtan piibli ka ja siis no ka ei ole ja lähebki võib-olla alles õhtu tuleb kätte ja siis lõpuks tunned, et okei, nii mõnus on siin olla isa sinuga vaikuses, et mitte alla anda selles, et mida väga palju kuuleme, et mul täna ei ole seda lugemissisu või mõnikord Jumal nagu tahabki seda kannatlikkust ja tahab välja tuua nagu selle, et kui sa oledki võib-olla iseloomult ühtepidi või teistpidi, siis Jumal tahab igatahes seda üksinda aega, et sa võtaksid ja võib-olla läheb sellega väga kaua, et võib-olla ei olegi lugemises, võib-olla ei olegi väga raske mõtteid palvesse viia, aga kui ma annan talle päeva, siis ma alati õhtuks jõuan sinna, kuhu ma tahaks nagu jõuda. Ma veel lisaks seda, et kogu see sotsiaalmeedia teema kuidagi tekitab meist tunde, et meil peab olema hästi palju sõpru, et siis me oleme nagu need ägedad või siis me oleme midagi saavutanud. Ja nagu kuidagi see igatsus, et ma pean olema kogu aeg seltskonna keske samamoodi. Aga tegelikult mina ütleks, et see on nagu sama, et see ei loe see kvantiteet, vaid loeb see kvaliteet. Ja sul võib olla nagu paar head sõpra ja sul võib olla ülipisikene seltskond, mida saad juba kutsuda seltskonnaks, kui sa oled 2 3. Ja need on sinu inimesed ja sul ei pea olema nagu mingi punti kogu aeg, sa ei pea olema selles mingis põhipundis või ma näen lihtsalt, et nagu sõprused kogu aeg tegelikult muutuvad, et ei ole lihtsalt see, et nagu neil on nii lahe, et nad on seal nagu, nad on kogu aeg nagu seal, kogu aeg nagu õnnelikud. Tegelikult need sõpruspundid nii palju muutuvad ja kõik saavad seal haiget,
kõik saavad seal, vahet ei ole, kus kohas sa oled nagu, kas sa oled selles mingis põhipundis nii-öelda või sa oled mingis oma väikspundis, siis ma näen, et nagu koonduge nendega, kes on nagu nii-öelda teie inimesed või kellega teil on jagada nii palju nagu oma elusid. Et see on oluline pigem. Väga hea. Meil on küsimusi ka tulnud, kirjutage veel slido.com või slido.com ja kood on 2783. Jõuame nendeni. Ma küsin nüüd teise suuna, et me oleme rääkinud, kuidas me ise oleme tajunud üksildust, kuidas me oleme pidanud võitlema head usuvõitlust, et sellest välja tulla. Aga kuidas me saaksime näha koguduses, koolis, tööl, igal pool enda ümber inimesi, kes on üksildased, kuidas me saaks neid aidata? Ma arvan, et see on väga lihtne. Tšau, mis su nimi on? Ma olen Sander. Kus läheb? Äge. Lihtsalt huvitu inimesest, uuri, tee talle kohvi välja, ole tore. Lihtne. Tundub, et see on mingi Raplast pärit inimeste teemast. Mäletan, kui piiblipäevad olid kui Raplas. Jeesus on Raplast, siis. Kui piiblipäevad oli Raplas, siis seal õpetati, et kuidas alustada vestlust. Ja siis öeldi, et see ei ole üldse raske, sest mine ütle tšau. Kes see õpetas seda? Ma ei mäleta. Mitte sina. See kõlab aga rohkem nagu... Aga see Rapla värk toimib, ma usun. See Iisraeli värk rohkem. Ma natukene luurasin ka, vaatasin näiteks Valtriku Facebooki lehte ja seal ta jagas teiste ütlusi hästi palju või kuidagi ka selliseid julgustavaid asju, mida keegi on kirjutanud või öelnud kusagil kellegi jutlusi. Siis ma mõtlesin, et vau, et Valtriku sõber on küll tore olla, et ta tõstab sind üles. Mulle ei siuke mulje. Kuidas sa ise ütleksid, kuidas tõsta teisi üles ja mitte jätta neid üksildaseks? Küsi uuesti, sorry. Et mis sinu arvates on selline hea strateegia või viis, et mitte jätta teisi üksildaseks, märgata, tõsta üles neid? Jaa, ma võib-olla ütlen vahepeal selle väljakutse, mis Annu ütles või millest te rääkisite, et väljakutse kõigile, kes siin saalis on, et kui paljud inimesed suudavad täna, ma võib-olla kahetsen seda hiljem, aga tulla meie juurde, kes siin on ja küsida meilt nagu, kuidas läheb ja samamoodi nendelt inimeselt, kes siin saalis on. Et vähemalt ühelt võiks seda teha. Aga minu jaoks on see, et see kuidagi isetu vaade nagu Jeesusel, et ta keskendub väga palju oma lähedastele, oma 3, oma 12, aga ta alati liigub ja kui me võtame Jeesuse eeskujuks, siis ta alati liigub, ta alati märkab inimesi. Ja ma olen nagu palunud Jumalalt seda südame hoiakut, ükskõik, kus ma olen. Ja on perioode olnud, kus ma olen nagu feilinud või siis nagu ma olen kogenud, et mu süda ei ole enam selline. Et seda peab pidevalt tegema. See ei ole nii, et sa saad kristlaseks ja näed, et sul on ainult inimestega suhelda ja neid julgustada. Seda peab kogu aeg paluma, sest nagu ma tundsin, et mõnda aega tagasi, et ma polnud nii palju aega juba nagu märganud tänaval inimesi kui varem. Seda oli väga palju rohkem. Ja sellepärast ma kogesin, et selle teema pärast vaja väga palju palvetada, et see südame hoiak oleks. Et Jumal näite, kes on need inimesed. Ja mina nagu Jumales olen, siis see on üks minu põhipalveid, et eriti nagu õhtuti ma ütlen, et Jumal, pane need inimesed südamele, keda peaks märkama või keda sina tahad, et kasutada mind. Ja ta alati paneb kellegi südamele. Ja ma arvan, et see ongi kõige tähtsam, et otsida Jumalat, Jumala südant ja palvetada selle pärast regulaarselt, sest see on nagu oluline. Amen. Tahan veel julgustada ka, et need, kes tunnevad ennast üksinda, et miks mitte nagu minna teise juurde, sest arvatavasti keegi su lähedal tunneb veel ennast nagu üksinda või üksikuna. Miks mitte minna temaga rääkima, sest ma tean, et see on ebamugav ja nagu ma mäletan, kuidas ma kunagi igatsin, et ma võiks olla see inimene, kes lähebki, ütleb nagu tšau, kuidas sul läheb nagu. Aga reaalselt selleks inimeseks tuleb hakata mõnes mõttes või kuidagi, et sa peadki nagu, tegelikult ei ole raske neid sõnu öelda ja alustada juttu, aga see ongi ebamugav ja see on okei, see ongi ebamugav aasta pärast ka võib-olla, aga see on okei. Ma ütleks selle kõrvale, et kui sa oled väga tagasihoidlik inimene ja arvad, et sul ei ole isegi seda julgust, et minna kellegi juurde ja öelda, kuidas läheb, siis kujuta korra ette, et sa oled kinnises ruumis ja sind on 10 tükki.
siis kui kaua seal ruumis vaikus oleks. Aga see pole oluline. Fakt on see, et ühel hetkel ju keegi sellest 10 peab midagi ütlema ja peab vestlema, aga pole mõtet lihtsalt aega raisata, vaid pigem nagu kasutada aega targasti. Ja, ma võib-olla lisan ka kiiresti, et ma olen nagu üks nendest, kellel ei ole nagu kõige lihtsam minna nagu uute inimestega suhtlema, aga mul oli hästi huvitav nagu siuke olukord Võimaluste festivalil, kus ma liikusin nagu nuutsakul sinna klaassaali poole ja siis ma lihtsalt paletasin, et okei, Jumal, et kui keegi on praegu siin nagu selle platsi peal üksi, et siis ma nagu näen teda. Ja siis ma vaatasin, et igal poole nagu grupid ja siis ma nägin seal ühte inimest ja siis ma olin mingi, okei, ma lähen lihtsalt saali nagu. Ja siis ma hakkasin kõndima saali poole ja siis ma järsku sain aru, et ma olin pööran nagu 90 kraadi nagu vasakule ja ma kõndisin tema suunas nagu. Ja siis ma nagu läksin temaga rääkima ja nagu ja lõpuks ta ütles nagu need sõnad, et jaa, et ma tegelikult palvetasin enne teenistuse ajal, et keegi nagu sealt ülistusest tuleks nagu minuga rääkima. Ja siis ma olin mingi Jumal nagu, okei, see on nagu ebareaalne ja täna hommikul ma sain palve ajal sellise kirjakoha, see oli Johannese 3:34, et kui meil ei ole nagu seda julgust, siis tegelikult Jumal räägib meie seest ja tema annab meile selle vaimu, kes räägib neid sõnu, mida on vaja rääkida. Korra veel jätkaks sinu mõtet seda, et nagu me peaks nagu paletama, et Jumal muudaks meid selliseks, mis on täiega tõsi. Aga ma üks hetk tundsin, et nagu mõtlesin ka, et vai Jumal muuda meid rohkem aitamaks julgem nagu, et näita, keda ma peaks aitama nagu. Ja siis üks hetk ma sain aru, et nagu Sander, nagu sa tead täpselt, keda sa pead aitama. Kui sa näed, et inimene on rattakraavis, jää seisma. Kui sa näed, et tänaval on kodutu, mine juurde, osta talle saiake, tee midagi nagu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et pekki küll, et nagu see on erakordselt lihtne tegelikult. Me kõik teame, me näeme, kui keegi on üksinda kuskil, tal on kurb nägu, no kas on õige minna tast mööda või minna temaga rääkima. Et nagu ma ei usu, et me peame alati ootama jõhkrat Jumala valju häält, et mina aitasid inimestest, noh, Jeesus jättis mingid elementaarsed asjad meile. Mul oli ükskord niimoodi, et mõned mu sõbrad on see lugu kuulnud, aga ma olen Kristiine keskus ligidel ja seal on kogu aeg üks kodutu. Ja siis ükskord, ma olen mitu korda nagu sattunud kuidagi juttu rääkima ja siis ta alati räägib, et mu nimi on Andrus ja et kas sul on seal see YouTube on, et pane sinna, seal on film minust kodutu Andrus. Aga ta on siuke nagu, ta on suht alati kaine nagu või siuke kuidagi selge nagu. Ja siis ükskord, mulle tundub, et tema mind ei mäleta nagu iga kord, kui ta mind näeb, aga ma teda mäletan ja siis tuli poes minu juurde, ma olin mingi seltskonnaga ja tuli niimoodi, et kuule, et kas ma tohiks midagi paluda? Ja siis ma ütlesin, kuule, et noh, kui ma ei osta sulle alkoholi, sorry, no tõesti, ma ei saa teha. Ta ütles, ei, seda ma ei saaks sul paluda, aga tahaks hirmsasti kommi. Ma ütlesin, kuule, vali pakk välja muidugi nagu. Ja siis ma ostsin talle selle kommi ära ja kommid ja siis ta oli väga tänulik ja ma mõtlesin, noh, tore nagu, et äge vaata. Ja siis läheb paremalt mööda ja siis ma näen seda tüüpi jälle nagu ja siis ma näen teda Circle K seal ees parklas, seal kus ta käib vahepeal ringi nagu, küsib inimest, et nagu kas keegi saaks midagi anda. Ja siis mul oli mingi ülikiire, inimesed ootsid mind autos, ma olin just nagu hakkas maksma minemas ja mõtlesin, pekki küll, see tüüp on seal nagu. Ma peaks nagu midagi tegema, no mis ma ikka teen, ta on kodutud, on aastaid olnud, ega ma teda ju ei päästa nüüd ära. Ja siis Jumal nagu peab südamele, kuule, aga talle meeldivad ju kommid, ostad jälle kommi nagu. Siis mõtlesin, ei, aga ta juba ju kõnnib minema, ta läheb teisel poole, vaata, et ega no, ma ei hakka ju järgi jooksma ja mul on kiire, noh, teate küll, kuidas need mõtted tulevad. Siis mõtlesin suva, ma ostan selle kommipaki ja kui ta läks ära, siis ma sõin ise ära, win-win. Ja ostsin selle kommipaki ja siis just siis, kui ma olin nagu välja minemas, ta oli järsku ukse juurde kuidagi ilmunud. Siis mõtlesin, nojah, et noh, siis ma andan talle kommi ja läksin tema juurde. Ütlesin, tšau Andrus, ma ei tea, kas sa mäletad mind, aga ma ostsin sulle eelmine nädal kommi nagu, et näe, et võta veel nagu. Ja siis ma mõtlesin, et noh, nüüd ma olen hea kristlane, ma kõnnin minema nagu. Aga siis ta hakkas juttu muga rääkima. Ja siis ma hakkasin temaga juttu rääkima ja siis ma hakkasin teda kuulama ja siis ta rääkis, kuidas tal on jalg haige ja mingi tõsine teema, et tal on vaja 7 euri kokku koguda, et sa saaks minna kuhugi Keilasse nagu taastusravisse mingis värki nagu. Siis ütlesin, kuule Andrus, aga ma olen kristlane, kas ma võin su jalas palletada? Siis Andrus ütles, et tegelikult ma täna palletasin juba selle eest. Siis ma ütlesin, aga kas me võime kohe koos palletada? Ta ütles, jaa, muidugi. Ja mis juhtus oli see, et kui ma olin nagu umbes 3/4 enda palve peal nagu, sealsamas Circle K nagu ukse ees, siis tüüp hakkas järsku ise palletama, valju häälega. Ja see oli üks kõige siiramaid palveid, mis ma oma elus olen kuulnud.
ta ütles niimoodi, et Jumal nagu, kui sa mind ei kuula, siis kuula kas või seda Jumala meest. Palun tõesti aita mind. Ja me lõpetasime selle palve ja ta oli nii tänulik ja nagu ma ei tundnud mingit hullu Jumalalt, et nüüd sa pead seda meest aitama, vaid nagu see elementaarne nagu, et kui kellelgi on kurb, siis osta talle midagi, räägida, aga mida iganes, vii talle kommi, palvetada eest. Ma olen kristlane, kas ma võin sellest palvetada? See on tegelikult hästi lihtne nagu ja selleks pole vaja mingit hullu välgunud taevast. Aga paar lühikest kommentaari selle kohta, et me kõik siin plaksutasime, see on nii suurepärane asi, mida sa räägid. Aga mis siis, kui teil kõigil läheb see nii lihtsasti, kui mina lähen kellegagi rääkima, siis see näeb välja nagu kõige haledam intervjuu. Kuidas saada sellest välja, et kujunebki siuke lühike intervjuu ja kõigil on piinlik ja parem, kui me kohe laialile? Siis kõige hullem asi, mis juhtub, on see, et tema tuju ei lähe halvemaks ja sina vähemalt proovisid. Veel soovitusi? Ühesõnaga, küsimus on selles, et kas see vilumust nagu tuleb ajaga ka, et kas teil seda julgustust on jagada, et algus on kuidagi väga kohmetu, aga läheb paremaks? Kindlasti tuleb ajaga. Selles mõttes, et nagu sellistes asjades suhtluses saab ka nagu areneda, kui sa tunned võib-olla, et see ei ole nagu hea suhtleja ja nagu mul on lihtsalt kordumatuid nagu kordi olnud see, et nagu nii piinlik on või nagu midagi ei oska enam küsida ja siis sa lihtsalt vaatad ringi ja mõtled, et äkki sa saad mingi, ma ei tea, selle klaasi kohta küsida äkki midagi või nagu, või äkki selle ekraani, vaata suur ekraan on ju. Et neid olukordi tekib, aga need on nagu, kui me tegelikult ennast ei pane sinna olukorda, siis me ei saa oodata nagu mingit kasvu ka, et Jumal, palun tee, et tegelikult nagu Jumalaga koos elamine on nagu just kui siuke malemäng, et Jumal nagu astub sammu, aga ta ootab sinult ka, et sina teeksid samme, et päriselt nagu, et sa igatseksid seda kasvu, sest siis saab Jumal uuesti nagu midagi su ellu tuua. Väga hea. Mina olen nende haledate intervjuude meister. Ma ilmselt olen need teiega ka tegema PP jooksul, aga ikkagi on hea see, mis mulle ükskord ka julgustuseks öeldi, et armastus ei ebaõnnestu kunagi. See, et sa lähed ja hoolid kellestki, on nii palju olulisem kui see, et sa tegid väga haleda intervjuu. Nii et tasub teha. Ma küsin teilt siis minu küsimuste lõpetuseks, et mis on kõige selgem selline hea asi, mida teistele kaasa anda, mida Jumal on sinule õpetanud üksilduse, tõrjutuse teemal. Neemo juba käsi värises. Aitäh. Ei, tegelikult see küsimus on, ma olen seda ootanud terve päev. Sest et ma mõtlesin selle üle pikalt, ma mõtlesin ja kui see nagu üksilduse teema tuli, siis ma mõtlesin, mis on nagu Jumala roll minu elus selle jaoks ja ma mõtlesin, kas see on mingi piiblisalm, mida ma olen nagu mingi kaasas kandnud umbes, et mingi umbes tatoveeriks suured selja peale, et kas randa lähen, siis saan evangeliseerida umbes või et ma ei tea, et lihtsalt mingisugune, ma ei tea, ulve lugu kuskilt Vanast testamendist, kuidas kas või, ma ei tea, mingi eesel räägib inimesega või lugege piiblit, see on päris huvitav. Või nagu mingi ulme asi, aga ma leidsin enda suures mõtiskluses ja siukses enesesse vaatamises kõige lihtsama lause üldse. Ja selleks on siis jutumärgid, Jumal on, jutumärgid lõppevad. Sellepärast, et kui see on tõsi, et Jumal on, ma siis seletan lahti, muidu kõik on nagu okei, see vend on mingi hull, mingi filosoof. Tuidime välja selle, vaata, mis keegi arvab. Aga see, et Jumal on, tähendab seda, et kui Jumal on see, kes piibel väidab, et on, siis Jumal on loonud mulle väärtuse. Isegi siis, kui mina olen patustanud tema vastu, ta on loonud mulle väärtuse sellega, et Jeesus on surnud minu eest. Isegi kui ma oleksin ainuke inimene, isegi kui ma olen kõige halvem inimene, ma pean ta siiski surnud minu eest ja andnud mulle väärtuse läbi enda surma. Ja kui see on tõsi, siis ülejäänud piibli tõotused minu kohta kui inimesel on tõsi. Ja kui see on tõsi, siis tähendab seda, et Jumal on tahab suhet minuga saada. Me täna hommikul oli jutt see, et Jumal igatseb meid ja tõesti ta igatseb meid ja ta on teinud selleks nii palju rohkem,
kui me väärime ja see annab mulle nii palju lootust selleks, et ma ei ole üksi tegelikult ja ma võin seda üksildust kasutada isegi relvana selleks, et teada, et okei, kui ma tunnen ennast üksildasena, siis ma võin võtta seda, et mu süda igatseb minu taevast isa, minu Jumalat ja püüdelda just selle poole versus see, et ma lihtsalt lähen mingi rabelen kuskil töö juures või et lähen välja või midagi. Aga just see, et ma võtan selle nii-öelda initsiatiivi ja nagu inertsina Jumala poole püüdlemiseks. Mul on ka siuke kiire sõnum lihtsalt selle kohta, et mis vahe on nagu probleemide lahendusel Jumalaga koos või siis maailmas, on see, et tegelikult nagu igal pool meil internetist, kui me mingite asjadele lahendust otsime, siis me tegelikult internetist leiame kogu aeg selliseid lauseid, et just deal with it või nagu, et õpi sellega elama. Aga tegelikult sealt ei tule kuidagi seda välja, mida tegelikult Jumal tahab meile öelda ja Jumala nagu plaan meie elu jaoks on see, et ta tahab nagu meid aidata nendest rasketest olukordadest välja ja sest ta tuleb sinna sisse ise, et meie õpiks nagu tulema sealt koos temaga välja, sest ta ei taha, et me jääksime sellega elama ja sellepärast ongi nagu, et nagu maailm räägib sellest kogu aeg, et õpi sellega elama, et ära muretse, et see, nagu see jääb sinuga, aga nagu, et sa saad hakkama vaata. Aga Jumal ei taha seda. Jah, ma lisan kiirelt 2 mõtet. Esiteks, kui sa tunned ennast väga-väga üksildasena, siis Jumal ongi õnnistanud meid kogudusega, õnnistanud sinu inimestega. Ja siis mine ja jaga oma muret, ära jää sellega üksi. Nagu üksinda olemine on ka okei, aga kui sa tõesti tunned, et on selline aeg, siis mine. Jumal on pannud need inimesed sinu ellu just selle pärast. Aga teisest poolelt tahan öelda, et proovi olla ka üksinda. Õpi seda, kui sa ei ole seda osanud teha, sest minu eest on äge see, et kui ma ei olnud kristlane ja kui ma olin üksinda, siis ma olin päriselt üksinda. Ma olingi üksinda, aga kui ma täna olen üksinda, siis ma tegelikult olen koos Jumalaga. Väga hea. Võtame siis teie küsimused ka ette, neid on väga-väga palju. Näiteks, kuidas saab Sandriga koostööd teha, kas on okei Teloga vanni minna. See on väga häid küsimusi, te võite pärast tulla kõiki nende käest küsima. Ma valisin mõned välja, mis on kuidagi rohkem korduvad. Kõigepealt, kuidas hakkama saada, kui ma võtan selle julguse ja lähen kuhugi üksi, aga seal justkui kõik on juba gruppides. Inimesed käivad nagu karjaloomad ringi ja ma ei tea, kuidas ma saaks ise olla mõne karjaloom. Nad ei sõnastan nii, aga saate aru küll. Mul on hea näide eilsest. Eile tulime siia PPL, jõudsime kohale, mina oma 2 sõbraga ja istusime siin taha, sest me ei osanud kuskil olla. Veider oli. Me ei tee nagu midagi siin meeskonnas ega midagi. Ja siis istume siin ringis ja siis nagu tuleb aina nagu täpselt samasugused inimesi, kes kuidagi sattusid siia üksinda või kahekesi ja täiesti võõrad. Siis me kutsusime siin ringi ja hakkasime juttu rääkima. Ja lõpuks oli meil 10 inimeste ringis nagu, kes oli Põltsamaalt, kes oli Saaremaalt, kes oli Raplas, kes oli Tallinnast ja iga inimene, uus inimene, kes ringi tuli, nagu algus hakkas kohe meist mööda minema, nagu ta vaatas nagu, et tahaks suhelda, aga siis nagu mingi oma ring vaata. Aga tegelikult me kõik olime täiesti võõrad ja nagu kõik olid täiesti teretulnud. Et tihtipeale me ise mõtleme üle ka nagu, et meid ei oodata sinna ringi või kui me tuleme üritusele, siis kõik mingi mõtlevad, et kes see on nagu. Et tegelikult enamik nendest kordadest me mõtleme üle ja just kristlikest seltskondadest teid tahetakse just vastu võtta, nagu teid oodatakse. Me tunneme, et me oleme tähelepanu keskpunktis, kui kõik nüüd vaatavad, et see üksik tüüp seal nagu. Tegelikult ei ole nii, jah. Aga kuidas hakkama saada sellega, kui sa oled päris palju haiget saanud ja kogenud tõrjutust ja nagu Neema ütles, et see tuleb usaldamatusest, et usaldust ka enam ei ole. Lihtsalt valusaid kogemusi on piisavalt palju. Kas nii rasked pähkled veel esitad? Ma ütleks, et nii palju kui mul endal on, ma arvaks, et ma olen üsna avatud inimene. Aga selles suhtes ma usun, et usaldus käib kaasas andestusega ja
inimestena, ma ei tea, me võime siit lavalt kõik käed püsti tõsta, ma arvan, et me oleme kellegi poolt haiget saanud ja võib-olla mingil määral usalduse selle inimese vastu kaotanud. Aga ma ise tunnen, et mitte kusjuures täiesti nagu läbi mitte minu, vaid läbi selle armastuse, mis Jumal on mulle andnud, olen ma kuidagi suutnud taaskord neid nagu inimesi usaldada või saan mingit kelle käest haiget ja siis ikka nagu mingisugune, ma ei tea, lehm uue aia värava ees, et ikka nagu umbes nagu esimene kord oleks see probleem, aga ikka lähed ja ikka proovid nagu, et ma usun, et see siuke põikpäisus on teatud mõttes hea, et lihtsalt leida neid inimesi, keda sa oled minevikus usaldanud ja nagu proovida neid usaldada uuesti ja nagu ka otsida selles andestust, sest ma usun, et kui andestus on leitud ja andestust on otsitud, siis see suhe võib saada veel rohkem Jumalat austavamaks, veel rohkem sügavamaks ja jah, ma ei oska midagi rohkem öelda. Et võib-olla ma ei tea, ma lihtsalt nagu üritan anda. Kuidas tegeleda üksildusega siis, kui sa ise oled juba nii sügavale langenud või su sõber on, et ta teeb endale viga, et ta võib-olla isegi suitsiidne? See on ka pähkel, aga võib-olla te olete näinud neid inimesi või ise olnud seal? No ma arvan, et üks hästi olulisi asju on nagu, kui sa oled selle kõrval, siis ja sina ei mõtle üldse niipidi ja sa ei mõista seda isegi võib-olla, siis mingi hetkeni sa suudad olla nagu toetav ja mingi hetk sul viskab kopa ette nagu. Et nagu, kuule, lõpeta ära, sa oled normaalne, sa oled ilus, sa oled äge, võtta kokku ennast. Aga ma arvan, et see võib-olla key ongi lihtsalt see, et ära anna alla nagu, ära lase endal muutuda selleks, et sa oled liiga ära tüüdatud, et olla jaoks olemas. Sest et noh, näiteks looduskülakutid, osadel nendest võtab aega, ma ei tea, 10, 5, 20, mis iganes aastat nagu. Üks mu sõber läks jälle uuesti programmi just kui ma arvasin, et on tulnud välja ja läheb hästi nagu. Aga kui me käisime selle loodusküla lõpetamisel ükskord, siis mitmed tüübid, kes lõpetamisel olid, ütlesid, et ma olen siin juba teist korda, kolmandat korda ja nüüd ma lõpuks nagu olen vaba. Ja ma arvan, et see tegelikult kehtib meie kõigi elude kohta ka, sest me nagu võib-olla väiksemal määral, aga me kõik teeme sammu viigu tihti peale ja ma isiklikult mõtlen, et Jumal nagu, miks sa viitsid tegelda minuga, kui ma olen nii loll. Et kui Jumal viitsib meie iseärasustega korduvate vigadega tegelda, siis katsume olla need, kes jaksavad teistele ka nagu ikka veel armu anda, kas või 77 korda, miljon korda. Kai, tahad sa minna? Mine. Lisaks me vahepeal märkan seda, et me tegeleme nagu inimestega üks-ühele, nagu räägime nendega, aga me ei ole kuidagi nõus kaasama neid oma seltskondadesse või oma sõpruskondadesse. Ja nagu see on kuidagi, ma olen näinud enda peal nii palju seda, et ma võin temaga nagu rääkima minna ja ma võtan seda kui seda projekti, aga tegelikult see peaks olema edasi ka või nagu miks ma ei või teda siis kaasata või kui ta tunneb nagu seda üksildust nii suurt. Et see ei võta tegelikult sellest seltskonnast tükki ära, vahel me teeme lihtsalt eelarvamused on inimese kohta veel, et tegelikult see rikastab pigem. Ja viimane küsimus, mis ma küsin, kuidas valida neid inimesi, kui sul on näiteks ümber inimesed, kellel on kuidagi halb mõju või sul on veel väga palju sõpru, kes sind kuidagi usu teel ei toeta, et kas peaks tegema valiku mingite sõprade kasuks või igal pool üritama jagada oma muret? Ma tunnen, et mõnes mõttes kehtib see ütlemine, et näita mulle oma sõpru ja ma näitan, kes sina oled. Et tegelikult, kui ma olen kristlane, siis nagu loogiline oleks, et suurem osa minu sõpradest ikkagi on kristlased, sest et lihtsalt nagu sinu sõbrad on üks allikas, kust sa saad väga palju tarkust, sa võid saada väga palju toetust,
aga sa võid väga palju saada mõjutatud ja kui see mõjutatus on negatiivne, siis ei tule sulle mitte kuidagi kasuks suhtluses Jumalaga. Ma võtaks jällegi Jeesuse eeskujuks, et ta oli oma inimestega koos. Ta oligi nendega, kellega ta teenis, kellega ta liikus ja on oluline, et sul oleksid oma inimesed, minu inimesed ümber. Aga samas nad kogu aeg liikusid ringi ja nad viisid rõõmusõnumit edasi või siis tulevast ja seda, mida tegid hiljem apostlid, et nad olid oma seltskonnaga, aga nad läksid ja ei olnud oma kuidagi seltskonnaga lihtsalt mugavalt ei tahtnud tunda, vaid nad läksid seda rõõmusõnumit jagama ja ma arvan, et me võiks selle mustri ka võtta kaasa alati kristlastena, et me oleme küll oma seltskonnaga, aga meie eesmärk süda on kogu aeg see, et me jõuaks kadunuteni kogu aeg. Kui see ära kaob, siis on nagu pigem kurb. Amen. Kui siin Sander mainis Lootuse küla, siis minule meeldib üks Allan Krolli näide, kuidas ta ma ei tea, kas on ikka veel vanglakaplan, ja tema ehtne näide on see, et kui inimesed vanglast tulevad, siis see on nagu üüratu suur protsent neist, kes nii-öelda lähevad tagasi enda vanasesse sõpraseltskondadesse, kes on nii-öelda vanglas saanud kristlaseks ja ütled, et ma täiega kuulutan neile ka, aga kui sa nagu domineerib selline vana või selline vana mentaliteet, millega sa nagu vanglasse läksid, siis reeglina sina langed tagasi nende nii-öelda elumustrisse, kui et nemad tulevad sinu elumustrisse tagasi. Ehk siis see, et võimalus nii-öelda siis praktiliselt, et vanglasse tagasi minna, on neil palju suurem, kes nii-öelda hängivad enda vana sõprad. Mingi periood tuleks võtta, et õppida ja et õppida elu elama teisiti. Aga samas hiljem on vaja need tüübid tuua ka Jumala juurde. Sest minu olus oli niimoodi, et kui ma ütlesin ei kõikidele nendele halbadele lastele, siis sõbra läks mul just ära. Aga Jumal tegi mul siis niimoodi tööd, et aastaid hiljem ma läksin nende samad tüübid juurde skateparki ja ütlesin, tulge noortekil kogudusse nagu. Ja paljud tulid, sai päästud ja muudetud, et nagu kui me ümbritseme ennast ainult kristlastest, siis keegi ei saagi päästud. Me ainult kristlastena ehitame oma mugavat ägedat üritust ja kogudust ja pildid lähevad ägedamaks, must läheb kõvemaks, aga kristlased jäävad aina rohkem kitsid kokku ja uusi ei tule nagu. Et oluline on see, et me saaks tugevaks ja kui meil on tugev selgroog, siis me läheks sinna, kus me ei lase maailmal ennast määrida. Me oleme valgus, mitte nagu pimedus ütle meie sisse. Et see on ka oluline. Amen. Nüüd me tõmbamegi asja koomale. Aitäh teile kõigile, et te olete oma lugu jaganud. Tulge rääkige meiega, me igatseme teiega rääkida. Me oleme ka natukene üksildased ja me kõik oleme nii, et ärme jätta seda nii. Et astume ise julged samme, et meie ei oleks üksi, et teised ei oleks üksi ja see on suur, mida Jumal teeb. Aitäh teile. Ja Kerile aplaus.